Tere tulemast IT-suunda! Nii, kallis 10 IT. Täna hakkame siis rääkima ainest sissejuhatus IT-sse ja oleme distantsõppel ja üritame sellisel kujul panna arvutit kokku või nagu esmalt hakata riistvara kohta õppima. Kui on juhtunud niimoodi, et sa nüüd Tamme gümnaasiumi IT-suunda sisse saad, siis kohe 10. alguses kohtume me sellises aines nagu sissejuhatus IT-sse. Ja see ongi niisugune üsna üldine aine, kuhu me oleme proovinud kombineerida kõik, mis siis IT-suunda üldse puudutab. Näiteks me alustame seal arvutiriistvara õppimisest, videokaardid, toiteblokid, kõvakettad, lammutame natukene kaste, õpime panema arvutit kokku ise juppidest ja sa saad kindlasti aimduse sellest, millest üks tänapäevane arvuti koosneb. Siis edasi läheme me sellise asjaga, et me teeme teadlastööd, kui see toimub, erinevaid töötubasid seal, ehk siis sa saad nagu kogemuse IT-alase töötoa valmistamisest. Me õpime arvutivõrke tundma natukene selles aines ja üleüldse veidi siis teeme juttu kõigest, mis üldse IT-valdkonda kuulub. On palju teemade vaheldumist, iga tund on üsna uus ja huvitav. Nii et selliseid väga pikki venivaid käsitlusi selles aines ei olegi. IT-suund kuuleb, kohad on täis. Tere, siin Tauno. Mina õpetan Tartu Tamme gümnaasiumis programmeerimist. Eestil ei ole maavarasid nagu kulda, naftat, samuti pole meil ka inimesi nagu Hiinas. Küll aga on meil omad ükssarvikud. Ükssarvikud on siis sellised IT-firmad, mille väärtus on ületanud $1 miljardi piiri. Seega Eesti vajab ka palju tarkvaraarendajaid ja programmeerijaid. Tartu Tamme gümnaasiumi infotehnoloogia suunal on 4 programmeerimise kursust, mille jooksul saab siis iga õpilane luua enda tarkvaralahenduse. Olgu selleks siis näiteks isiklik raamatukogu programm, Netflixi sarjade soovitaja või siis armukalkulaator. Infotehnoloogia suund ootab siis
õpilasi, kes sooviks programmeerimisest rohkem teada saada. Ma ütlesin, see on õige, ma muutsin selle õigeks. See ei ole õige, see ei olnudki õige sul kordagi. Sul on terve rida vale seal ju. Aga ta oli enne juba ei töötanud, nüüd ta peaks töötama, aga reaalselt ma ei saa aru, miks ta ei tööta. Juppidena töötas ju, miks ta enam ei tööta? Poisid. Teil on sealt üks punkt puudu. Mis asja? Tegelikult ka või? Tundub nii. Pagan küll, aitab küll sellest programmeerimisest. Ma usun, et igasugused nutitelefonid ja kaamerad ja mikrofonid ja statiivid ja valgustid ja kõik selline tehnoloogiline pudi-padi ei ole teie põlvkonna jaoks enam teab, mis üllatus võib-olla. Võib-olla sa mõtled, et sa tead sellest asjast päris palju, võib-olla mõni teist juba blogger, mõni teist on arvutimängu progenud, aga selles multimeedia aines me tutvustame mitmeid seadmeid lähemalt, paneme käed külge nii kaameratele kui fototöötlusprogrammidele kui erinevatele video ja heli asjadele ja loome selliseid praktilisi tulemusi. Me oleme näinud sellel viimasel aastal, kui palju on ülejäänud maailm võtnud käiku erinevat multimeediat. Küll tehakse videokonverentse ja küll live-ülekandeid. Me ise õpime neid samu asju käsitlema ja nendega toimetama ja vaatame praktiliselt ka seda, kuidas erinevaid kooliüritusi korraldada ja läbi viia multimeediaseadmeid kasutades. Ja õigupoolest saamegi aimu, et mis asi see multimeedia üldse siis kokku on. Nii et väga vahva kursusega tegemist. Tuule vaiksel ööl tean, mismoodi lööb. Udukell su laeva ninas paigal püsib aeg. Saa minä, waka waka, saa minä, saa kaleva. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal. Robootikatunnis
teeme tutvust nüüdisaegsete tehnoloogiate eesmärgipärase kasutamisega. Saame ülevaate robootikast, erinevatest anduritest, kontrolleritest ja mootoritest. Õppevahenditena kasutame EV3 roboteid, M-botte ja erinevaid simulatsioonivahendeid. Robootikatunnis mõtleme me välja väga erinevaid põnevaid projekte. Me programmeerime, ehitame, projekteerime, dokumenteerime ja lõpuks teeme ka esitlusi. Näitame teistele, mida põnevat me leiutanud oleme. Selles tunnis juba igav ei hakka. Lähme robootikasse. Just praegu vaatad sa seda videot kuskilt nutiseadmest, arvutist või mobiilist või tahvlist ja ma ei tea, kas sa kujutad ette tänapäeval, et miski või mingi ettevõte poleks veebis. Näiteks, et meie kooli kodulehele sa ei saaks veebist ligi või midagi. Veebidisaini aines me õpime looma kaasaegseid, lihtsaid, stiilseid veebilehti ja see ei ole lihtsalt see, et me võtame HTML koodi syntaksi lahti ja hakkame neid elemente õppima, kuigi seda me teeme ka, sellega me alustamegi. Aga me vaatame seda veebilehe ärilist poolt ka. Mul õnneks on õpetajana praktilist kogemust selles vallas. Ma saan rääkida oma klientidest, oma tehtud töödest ja me saame luua päris iseenda toimiva kodulehe. Olgu sul mõni vanem näiteks ettevõtja või keegi teine perekonnas või tahad ise teha mingi õpilasfirma, kus sul on vaja töötavat e-poodi juba kas või. See kõik on tehtav ühe kursusega tegelikult. Ja kui sa tulevikus täiskasvanuna maksad selle eest mingit päris suurt raha, saada näiteks WordPressi koolitus ja erinevaid SEO tippe õppida, siis sellel kursusel on sinu jaoks kõik see tasuta. IT-suunal tulles pane enda vaim valmis. Kui sul huvi veebidisaini vastu on olemas, siis seda sa saad. Ja loomulikult teeme me tänapäevaseid veebilehti ehk siis nutiseadmetes toimivaid. Nii et ootan juba meie kursust ja kohtumist. Oota, õpetaja, kuidas ma neid div-elementide värve saaksin vahetada? Vaata korra tahvlile, ma näitan sul seal avalehel, kui sa paned parema klõpsuga inspekteeri. Ja mul on see lahti juba. Nii, siis otsi see konkreetne div üles, niimoodi, et sa liigud hiirega nende erinevate elementide peal siin. Ja, leidsin üles. Nii, väga hea. Ja nüüd siin CSS osas all lihtsalt muuda see vastav värv ära. Okei, ja. Jep. Mees, mis kell üldse on? Kell on 2 öösel. 2 öösel? Meil on homme 3 kontrolltööd. Ei. LAN. Kõige rohkem, mida me kasutame LANil, on meil 2 nii-öelda programmi. Üks on website, teine on programm. Esiteks on meil siis OBS. Siia ma toon väikese näite alla. Mis asi on OBS, kuidas me seda kasutame. Siia me näiteks paneme mingisuguse tausta. Paneme näiteks mingisuguse logo või midagi peale, mis sinna nagu sobiks. Siis, mis meil läheb, on OBS-ist, peame minema edasi Twitchi. See läheb läbi veebi. Ja mis siis on, et meil on olemas erinevad nii-öelda mängijad, kes panevad nüüd meile arvutisse. Ütleme, see on arvuti. Siia nüüd tuleb see live mäng. Selle me viime edasi teise arvutisse, kus meil on OBS. Sinna me paneme erinevad filtrid peale, sinna me paneme erinevad mikrofonid peale, igasugused häälesätted ja niimoodi. Ja OBS-ist me striimime seda edasi Twitchi. Nii, kuidas me nüüd vaatajaid saame, on erinevad nii-öelda reklaamime seda igal pool. Näiteks sama hästi meil on nii-öelda Twitch channel, mille nimi on Tamme, mis on twitch.tv/tammetv, kus te saate vaadata igasuguseid live streame, mis me teeme aastaringselt ja muud sellist. Senimaani on TTG võrgupidu korraldatud 11. klasside õpilaste poolt UPT raames. Õpilastel on kohustus ise otsida sponsorid, kokku leppida kuupäevad ja koht. Senimaani on TTG võrgupidu aset leidnud kusagil füüsiliselt
see aasta toimus see aga neti teel. Nõnda siis, nagu juba varem mainitud, siis LAN-il on ka oma sponsorid, kelle siis korraldajad peavad vastavalt ise hankima. Nendeks võivad olla ükskõik, kas mingid jõusaalid, mingid pubid, mingid erinevad asutused ja vastavalt siis sellele, et need sponsorid saavad reklaamida ennast ja oma tooteid, saavad siis vastutasuks LAN-i korraldajad ka raha. Ning nüüd toomegi teile ühe näite LAN-i sponsorist. Tere! Tahtsin teile täna rääkida Tamme TV-st. See on üks niisugune asi, mida sa saad vaadata meie kodulehelt, milleks on... Nägite seda? Minge sinna. Seal on meil erinevad nii-öelda ülekanded, live-filmid ja erinevad asjad, mida teie, uued vaatajad, tahaksite küll näha. Veel, mis meil oleks võimaluseks, on see, et te saate veel vaadata meid Twitchis. twitch.tv/tammetv. See on nüüd väike näide, milline peaks reklaam olema. Ja nüüd räägime teile sellest, mis asi on tegelikult Tamme TV. Tamme TV, see on meie õpilaste poolt tehtud ülekande vormi alused. See lause ei loonud mingit seost ja ei ole ka vaja, sellepärast et Tamme TV teeb sinu jaoks kõik, mis sul vaja on. Siiski advekaatselt. Tamme TV on alati seal, kus teda on vaja. Tamme TV võtab üles kõik kaadrid ja streamib need internetiavarustesse. Tamme TV. Iga õppeaasta lõpus toimub meil praktikanädal, kus iga aasta õpite uusi teadmisi. Iga aasta praktikal tehakse uusi asju, vahest külastatakse ettevõtteid või omandatakse niisama põnevaid teadmisi. Aga lähme siis vaatame minu 10. klassi kõige põnevamat õppenädalat. Mingi muna oli ja siis tuli kana. Kus tuli muna? Kaalep saab ja Kaalep proovib. Oi halb. Nii, tere tulemast siit suunda. Tore, et lõpuks jõudsid. Tuleme kaasa vaata. See podcasti värk ootab siin. No nii, põhimõtteliselt, mida mina tahaks öelda on seda, et isegi kui sa arvad, et sa ei sobi IT-suunda, kas või sellepärast, et sul ei ole neid baasteadmisi, mis sa arvad, et mõnel teisel on, kes ka sinuga koos kandideerivad, siis ära muretse. Me alustame IT-suunal kõik algusest ja töötame oma tee üles, et vahet pole, kui palju või kui vähe teadmisi sul on. Et 3 aastat tagasi alustas siin koolis oma õpinguid õpilane, kellel ei olnud mitte ühtegi teadmist ning oma gümnaasiumi lõpuks oli ta loonud kõik liikumisanduriga tuled meie koolimaja ja kooli territooriumile, mis on minu meelest väga muljetavaldav. Tartu Tamme gümnaasium on ainuke gümnaasium, mis Eestis pakub IT-suunalist haridust. Ja IT-suunale on iga aasta suur nõudmine ning kahjuks saavad seda ainult vähesed. Juba meie gümnaasiumi teadmistega sa saad tulevikus väga edukalt leida endale tööd. Isegi gümnaasiumi ajal saad, sellepärast et veebidisainis õpime looma juba lehte, millega sa võid väga edukalt turule minna. Multimeedias õpid panema üles valgustust, heli ja võid sellega üritusi korraldada ja programmeerimises võid vabalt minna noorahendajaks. Lõpetad IT-suuna ei tähenda see seda, et pead kohe minema IT-alal tööle, vaid lihtsalt, et see annab sulle elus palju eeliseid ja uusi kogemusi ning uusi lahedaid teadmisi. IT-s sa saad olla ise oma maailma looja. Sa alustad oma teed väikese programmiga, mis ütleb tere maailm ja lõpetad sellega suure projektiga, mis võib muuta tervet maailma.
ja nüüd vaatame, mida arvavad IT-suunast suunalõpetajad. Tervist, mina olen Tartu Tammegümnaasiumi vilistlane Karl ja hetkel õpin IT-süsteemide arendust TalTechis ja ma tahaksin kõikidele tulevastele gümnasistidele öelda seda, et kui teid nagu vähegi huvitab IT või te näete enda elus tulevikus kohta IT-valdkonnas, siis tegelikult Tartu Tammegümnaasium annab teile selleks väga tugevad eeldused ja võimalused. Näiteks enda kogemust rääkides, siis ma sain tohutult palju teadmisi ja kogemusi alustades heli- ja valgustehnika tundmisest, videotehnika, videotöötlus, samuti ka arvutivõrgud, siin võib näiteks tuua TTG võrgupeod, kus sa siis reaalselt panedki ise püsti täiesti arvestatava infrastruktuuri ning samuti ei saa ka mainimata jätta veebidisaini kursust, mis on tegelikult pannud ka aluse enda digiagentuuri loomisele. Ja minu poolt kõik, tšau!